äkki Martin kommenteerib, milline võiks olla selle ressursi majanduslik mõju? Noh, eks meil natukene oleme takerdunud, tegelikult alustatud sai sellisest maa kasutamise ja maas söötis olemise temaatikast üldiselt. Me oleme natukene takerdunud sellistesse väga puiduspetsiifilistesse asjadesse tegelikult, võib-olla võivad natukene kuulajat eksitada, aga tõepoolest, et kui meil tegelikult õnnestuks seda maaressurssi kasutada nüüd ikkagi niimoodi, et iga metsaomanik võtaks oma metsaomandi suhtes nagu otsuse vastu, et siis suure tõenäosusega selline puhtmahuline efekt eksporditulu mõttes oleks aastas umbes 500 miljardit eurot, aga me peame silmas pidama, et ettevõtjad, kes täna nendes nii põllumajandussektoris kui ka metsatööstussektoris töötavad, et nende kapitaliseeritus täna on väga suur, et nendel on tegelikult võime kapitali kaasata veel, mis tähendab seda, et ettevõtjad on ootel. Nad on investeerimise ootel ja selles mõttes selle puidu edasise väärindamise tehaseid tahetakse väga teha, aga täna lihtsalt puudub selline usaldus või arusaamine, et jah, et homme on vähemasti samal määral seda maakasutust ja ressurssi turul ja see hoiab tagasi neid investeeringuid, mis annaksid sellele poolele miljardile siis vähemasti miljardi veel juurde, aga me mõtleme selle peale, et kui meil eksporditulusid nagu miljard või 1,5 aastas juurde tuleks puhtalt metsamajanduse pealt, siis selle mõju SKP-le, sellele, milles meil mõõdetakse selle nii-öelda riigi majandust, et see ei oleks mitte see 2,5%, mis eelmisel kvartalil öeldi, et see oleks kindlasti suurusjärgud oleks 10%. Et selle koha pealt on ikkagi maamajanduse mõju Eesti nagu majandusel on senimaani alahinnatud. Et kuna see on ainukene ressurss, millel on tõeliselt suur lisandväärtus, siis peaks selle nagu tähelepanu pöörama. Need on väga suured numbrid. Kui suurest on ju taastuv ressurss ka täiesti, Just. Aga kui me nüüd saame oma puidu kasutusse ja seda ilusti väärindatud, siis kuidas te hindate, et kas selle eksport sellises mahus on praeguses tänasel seisuga võimalik ja kuidas üldse eksport ja import meie jõukust laiemas plaanis võiks mõjutada? Kas me saame ka lisaks metsadele selles valdkonnas midagi ära teha ja metsa ja puidu töötlemisele? Väliskaubandusbilansist oli ennem juttu ja tegelikult, kui me räägime ekspordi vajalikkusest kui sellest, et eksporti meil on tegelikult vaja selle jaoks, et meil oleks võimalik mingit kaupu importida. Me ei ole võimelised samasuguseid autosid valmistama nagu mujal ja me üldse võimelised autosid valmistama. Mingid asju me veel ei ole võimelised valmistama. Aga mille me peame importima ja selle jaoks on meil kasvõi selle jaoks on eksporti vaja. Aga nüüd on kindlasti väga palju asju, mille kohta mina ütlen nagu rumal import. Et tegelikult importida asju, mida me saame asendada kodumaiste kaupadega, see on ikka lauslollus. Et kui me tegelikult ka ikkagi selle asemel, et kütta pelletite või puiduhakkega oma riigiasutusi, peame sisse Venemaalt gaasi ja naftat ja põletame fossiilseid kütuseid, see on rumalus. Selles mõttes, et see käib kõik rahva jõukuse arvelt. Et kui me samamoodi, et me tegelikult tarbijatena meil on meeletu võim selle sama riigi jõukuse osas, me 9 miljardi eest umbes ostame aastas ja kui me tegelikult ka võtame ikkagi letilt, võtame omamaise kauba asemel, võtame mingisuguse muu maakauba, kes on võib-olla kuskil kaugel toodetud, on keskkonna vaenulikult toodetud. Need inimeste, kes on neid asju tootnud, neid ei ole õieti koheldud ja me siis otsustame tegelikult mingisuguse, ma ei tea, Poola jogurti kasuks, eks ole. Keegi raadio ajal siin ütles, et tema ei osta enam Tere jogurtit. Tere, eks ole, et selles mõttes igal juhul me peame eelistama kohalike tootjate tooteid. See on igal juhul nagu SKP-le avaldab ikkagi protsentides mõju. Aga me senimaani miskipärast me oleme tarbimises väga impordi nagu sõltlased ja see on asi, millega peab tegelema. See ei ole puidu teema, see on ikka väga üleüldine tarbimise teema. See, et me omamaisest puidust ei taha maju ehitada, see on veel omaette teema, aga ärme lähe sinna, vaataks seda tarbimist nagu tervikuna. No see ekspordi impordi teema on ka selline, et ta ei ole ka jällegi must
mustvalge, eks, et teistpidi jälle, et siin nagu majanduskriisi ajal, kus tegelikult noh, ütleme ekspordi Eesti ettevõtjad päästis tegelikult suuresti eksport ja ekspordimahud ei kahanenud nii palju või isegi kasvasid majanduskriisi ajal, aga import nagu oluliselt vähenes. See tegelikult avaldas mõju ka ekspordile just ütleme logistilises mõttes, et logistikas on alati see omapära, et kui ütleme tuleb mingi konteiner, kui konteiner läheb välja, siis eeldatakse, et noh, sama konteiner tuleb sisse, et kui me nagu noh, keegi peab nagu maksma kinni selle konteineri liikumise nii-öelda edasi-tagasi ja kui see makstakse kinni ainult nagu eksportija poolt, aga pärast ütleme importi ei ole, siis eksportija peab ka selle konteineri nii-öelda tagasi saabumise kinni maksma, see on nagu selline lihtsustatud mõttes ja ma nüüd ei oska nagu täpsemalt kommenteerida seda nii-öelda nende energialiikide kasutamist Eesti riigi poolt, et ma ei ole niivõrd nagu ütleme energiaekspert kui ka puiduekspert, aga noh, tõenäoliselt me peame siis analüüsima, et mis olid need noh, argumendid, miks siis kasutatakse siiamaani gaasi ja fossiilkütuseid energeetikas, et ju siis siin nagu omad põhjused on, et järelikult see puidusektoris siis on mingisugune nüanss või aspekt, mis nagu noh, siis nagu ei kata seda vajadust nagu ära. No põlevkivi õli kasutamise põhjus tõenäoliselt on selles, et veneaegsed katlamajad suuremalt pealt selle pealt töötasid ja keegi ei suutnud uusi katlamajasid ehitada, mis on väga investeeringumahukas, aga noh, täna see protsess käib ja üha rohkem tehakse katlamaju ju ka puitkütustele. Küll oli siin ju teema ka juba rumalast impordist ja ekspordist, et metsakasvatajana on mul ka jäänud ikka väga mõistetavaks, miks me peame metsa ehitama uluki aedu ehk siis põhimõtteliselt oma metsakultuure kaitsma traataiaga metsas ja selle traataia päritolu on meil tavaliselt Itaalia või mingi teine välisriik, et miks me seda teeme, sest see töö, mida me seal teeme, see ei anna meile mitte mingisugust lisandväärtust, sellest mets kasvama paremini ei hakka. Me kulutame sinna lihtsalt oma tööjõudu ja olgu ta peale siis Euroliidu raha või mitte, aga no mille pagana pärast sihukest asja teha. Ja noh, selle ütleme niimoodi, et selliseid asju on õnneks metsakasvatuses üha vähem ja selle vastu annab üht-teist ikkagi teha ka, kui me lepime oma ühiskonnas kokku mõned regulatsioonid, mis võiks natuke teisiti olla. Ma pean silmas jahindust, mis on metsakasvatuses ja meie jõukusele või ütleme niimoodi, mõjutab ka päris oluliselt. Sest üks uluki kahjustatud okaspuu maksab umbes 6 korda vähem kui kahjustamata puu, ehk siis see on väga tähtis teema täna veel meie metsanduses ka. Jahindus on veel üleüldse selles suhtes kaudselt lisandväärtust tootev, et sellist luksust, et pakkuda oma äripartneritele nagu jahipidamist, nagu me Eestis siin saame teha, saab väga vähestes nagu riikides pakkuda ja see on ka nagu üks lisandväärtus, mida nagu mets meile pakub ja läbi selle siis arendada ärisuhteid, et arendada jällegi eksporti. Just, peab lihtsalt tasakaalus olema, et me peame mõõtma natuke neid asju natuke teistmoodi vahele. Et kui sellest targast ekspordist ja rumalast impordist natukene veel rääkida üldisemast plaanis või et tegelikult ikkagi see, mida me ekspordime, see tegelikult on ikkagi ülioluline, tähendab, et tegelikult ka, et noh, ka turism on omaette eksport ja väga palju lisandväärtust tekitab, peaaegu 1 miljard tuleb Eestisse turismi tõttu raha, seda tuleb kindlasti hoida. Aga et on mõned asjad, mille koha pealt ma nagu ütleks, ma tooks mõne näite, mis on nagu eriti rumal nii-öelda ekspordilaadne tegevus, et kui te laupäeviti või pühapäeviti sõidate Tallinna ja Tartu vahet, et siis te näete neid autosid, mis on Vene numbrimärkidega treilerid, meeter pikemad, kui meil tohib autodega sõita, neil on eriluba antud, selle jaoks neil on
paagis on Venemaa kütus, roolis on Venemaa autojuht. Nende koorma maksumus on umbes 1 miljon eurot, seal on Mercedese tavaliselt kas sõiduautod või noh, mingisugused autod on peal. Ja nad saavad eraldi üle piiri Luhamaal saavad nagu eraldi erikorra järgi, see on nagu drive-in, seal sõidavad nüüd plaksti läbi. Sel ajal kui teised kaubaveod, veod peavad ootama. Ja selle ainukene lisandväärtus, mis siis tegelikult sellest asjast tuleb, on see, et keegi Paldiski linnas saab neid valgeid kotte nendele autodele peale õmmelda ja pesta neid. Et muid asju ja noh, võib-olla nüüd, kus sanktsioonid on, eks ole, nende toiduainete asjadega, võib-olla see veoautojuht siis Tartu Lõunakeskuse juures peatub ja võtab sealt süüa natukene, eks ole, perele kaasa. Aga et kui me võtame nüüd selle auto ja siis paneme metsavee auto kõrvale ja paneme sinna metsavee auto peale kõige odavama sortimendi küttepuu. Selle koorma maksumus on 900 eurot. Ja kui nüüd 2 autot kõrvuti läbivad 1 kilomeetri, siis see metsavee auto, mille peal oli 100 korda odavam koorem, andis Eesti riigile mitu korda rohkem lisandväärtust, kui see paganama Mersusid vedav veoauto. Aga et riik on nüüd selline, kes siis sellistele autodele teeb selliseid või sellistele äridele teeb selliseid täiendavaid soodustusi nii-öelda piiriületuste ja autode normist väljas olemise osas. Aga need asjad, mis nagu päriselt lisandväärtust toodavad, mis tegelevad põllumaaga, metsamaaga ja nende sektoritega, et seal nagu ei tehta. Et see on üks näide sellest, kuidas tegelikult ei tohi toimetada. Teine on loomulikult igasugune transiit kui selline ei ole väga palju lisandväärtust tekitav. Aga et kuidas nagu saada ikkagi tegelikult see logistiline probleem, millest Peeter siin just tegi juttu nagu paika, tähendab, et selge see, et kui meie tahame kuskile kaupu saata, siis peab olema niimoodi, et keegi peab ka meile kaupu saatma, me peaksime hoolitsema, et need kaubad, mis mujalt maailmast meile jõuavad, on pooltooted, toorained ja pooltooted, siis me oleme targalt importinud. Ja kui me siis nendest pooltoodetest ja toorainetest teeme midagi ekspordikõlbulikku valmis, siis me oleme väga õieti teinud. Aga kui me toome endale Hiina konteineritega nagu Hiina plastmassi ja muud sellist soga maale, et siis kindlasti see olukord ei parane. Ja ise saadame nendest samadest konteinerites kasepaku või kuusepalgid Hiina, et siis me oleme ikka päris lollid. No, üha vähem ju õnneks seda tehakse ja ma tean, et meie tööstus on juba ka nii tugev, et meil Skandinaavist lausa imporditakse väga kõrge kvaliteedilist puitu, sest meil omal ammu enam ei jätku seda. Ja üks väike näide ka sellest targast Soomest, kes oskab väga hästi metsaga ringi käia, kui nende enda raiemaht, aastane maksimaalne raiemaht, mis nad võiksid raiuda, on umbes 50 miljonit tihumeetrit, siis eelmise aasta puidu kasutus meil oli 75 miljonit tihumeetrit. Selles suurusjärkudest aru saades, et kui väikene Eesti siin on, aga oma mahtude mõttes, aga rahalises mõttes ma arvan, et Eesti keskmine puidu ekspordi nii-öelda hind või mida iganes, kuidas seda nüüd sellele puidutooteühikule jagada, võib olla isegi suurem kui Soomemaal, et päris palju sellist töötust on Eestis ka juba. Mul lihtsalt see kommentaar, mulle meeldis see mis puudutas nende Mersude toimetamist, et ma olen tegelikult selles firmas seal Paldiskis nagu käinud koha peal, kus nad siis neid autosid pakendavad ja noh, see töö kindlasti ei ole selline madala lisandväärtusega töö, et ja neid firmasid siin Eestis on nii mõnigi veel ja noh, tegelikult see noh, ütleme seda Mersude liikumist ei saa ka ainult vaadata nagu selle ühe külje pealt, et need ainult Mersud liiguvad ja need eriload, et see on ka võib-olla selline noh, meie poolne signaal, et nagu Eesti on selline avatud nagu transiidiks või avatud transiidimaa, mida me oleme noh, nagu püüdnud ka tegelikult turundada, et me oleme nagu mingis mõttes noh, sild ida ja lääne vahel ja nii edasi, et noh, selles suhtes minul nagu otseselt ei oleks nagu selles suhtes väga palju nagu vastanduda nendele logistikutele ja seda enam, et tegelikult noh, ütleme Venemaa arendab seda Ust-Luga sadamat ja nad tahavad nagunii selle transiidi nagu Eestist välja viia, et selles mõttes vaikselt see transiit teeb nii ehk nii, ütleme siis puidusektorile ruumi. No ega ma ei pidanudki seda silmas, et meie ei mahu nüüd sõitma, aga et kui te olete nagu ajakirjanduses jälginud, võib-olla olete näinud, et nii-öelda metsatöösturid on selle nimel, et saaks nende
eriotstarbeliste autodega, mis isegi täislastis mõjuvad teekattele peaaegu poole väiksema koormusega kui tavaline Poola treilerveok. Et me oleme taotlenud, et me saaksime nad normaalse lastiga, nii nagu Skandinaavias sõidetakse nende autodega sõita ja me ei ole saanud. Ja siis tegelikult antakse nii-öelda ülekabariidilistele autodele, mis veavad Mersusid, antakse lubani või plaksti. Maksuamet tuleb neile, Maksu- ja Tolliamet teeb neile veel piiri ka lahti, et selles mõttes see teeb nagu kurjaks, et see võrdse kohtlemise küsimus on siin tuleb nagu mängu, et võib-olla ei olegi küsimus selles konkreetses vihas nüüd selle konkreetse Mersu vedaja vastu.